Aprill on ülemaailmne rosaatia teadlikkuse kuu. Rosaatia on krooniline nahahaigus, mida põevad maailmas 5% elanikkonnast ja Eestis ligikaudu 20%. Tema ladinakeelne nimetus tähendab roosidest valmistatud. Kõik saame aru, et see tähendab, et nahk on õhetav, punetav ja naised ei pea sageli põsepuna kasutama. Aga kahjuks on see krooniline nahahaigus, mis tekib kaasasündinud immuunsüsteemi häiretest ja veresoonkonna düsregulatsioonist. Nüüd iseloomulikud tunnusmärgid on, et nahk on ebaühtlaselt punetav, esinevad vistrikud, põletikulised kolded, kuivad laigud, sageli esineb ka silmade põletik ja naha paksenemine. Nüüd rosaatiat võib endal kahtlustada sellisel juhul, kui teil on näonaha punetus kestnud rohkem kui 3 kuud järjest. Rosaatia tekke põhjusi täpselt keegi ei tea, aga nii palju teatakse, et see on seotud immuunsüsteemi ja veresoonkonna kaasasündinud häiretest. Nüüd neid käivitavaid tegureid võivad olla mitmeid, näiteks ekstreemsed temperatuurid, vürtsikas toit, UV-kiirgus, B3 vitamiini ehk niacinamiidi ja K2 vitamiini puudus ja muidugi ka naha loomulik mikrofauna, mis teinekord kipub võtma võimust, kui meie immuunsüsteem ei ole kõik korras. Nii ja nüüd, kui mõelda, kuidas ennast aidata, siis tegelikult võiks minna kosmeetiku juurde, lasta endale teha mõnusaid protseduure, mis taastavad meie nahakaitsebarjääri, niisutavad ja kaitsevad nahka. Ja kui teil on kahtlus, et teil on rosaatia üks liik, siis võiks abi saamiseks pöörduda ka dermatoloogi poole.